Tere kõikidele veevalaja, jäär, sõnn, kaljukits, tähtkujus sündinutele. See video on pühendatud teile. Selles videos ma räägin teile selle nädala energiatest. Selle nädalal ma mõtlen siis alates tänasest 21. novembrist kuni järgmise reedeni 28. novembrini olevaid energiaid. Ja jutt hakkab käima siis energiatest. Need on siis mitte nagu niivõrd teie tegevused ei tule siin, vaid siin on jutt energiatest, et kui te nendes energiates osalete, kuidas teil siis minna võiks. Ja kui te nendes mingis teatud energiates ei osale, kuidas siis minna võiks. Et see on teie enese otsustada, mina lihtsalt räägin teile positiivsetest ja negatiivsetest energiatest. Selle video all kirjelduses on olemas ajakoodid, et kui te ei ole nagu huvitatud teiste tähemärkide energiate kuulamises, siis siin saate kohe video all oleval ajakoodil vajutada oma tähemärgi juurde ja pääsete kohe enda lõigu juurde. Esimeseks võtan kaardid veevalaja tähtkujus sündinutele. Ja mis räägivad siis energiat veevalajatele selleks nädalaks. Tänasest siis kuni järgmise reedeni. Väga hea nädal on. Võt nüüd mul tuleb meelde, et siin on natuke niipidi olid need asjad meil. Parandame ära. Veevalajatega on nüüd selline teema, et on selline huvitav nädal, mis toob teile midagi nagu mitte sellist tavalist, mitte sellist igapäevast, mitte sellist argist, vaid natukene sellist tõsisemat, natukene sellist tähenduslikumat kui võib-olla kuskil tavanädalal. Aga kas see on nüüd see, millesse minna? Vot see on nüüd küsimus. Ja kohe ma teile seletan lahti, millest jutt käib. See nädal ei ole sellisteks tegevusteks üldse hea, kui te lähete mingisugustesse uutesse algustesse. Kui teil on mingid geniaalsed ideed, kui teil on mingisugused geniaalsed plaanid, loote midagi väga ägedat ja nii edasi ja kohe tahaks nagu see nädal sellega välja tulistada, siis see ei ole selle jaoks hea nädal. Vot siin on nüüd see natukene see nagu negatiivne energia või nagu natukene nagu tagasilöögi energia, et kas teil ei lähe see asi käiku või läheb käiku niimoodi, et te kas siis kohe isegi võib-olla lõpetate või ei ole selline, nagu te tahaksite, et siin on midagi on sellist, kus ei ole veel küpsust, kus ei ole seda välja tulistamise hetke veel. Et kaardid ütlevad, et ärge alustage, ärge looge midagi sellist, millest te tunnete tegelikult ise, et vot nüüd ma teen selle ära. Et nüüd ma alustan seda projekti, nüüd ma vormistan oma firma, nüüd ma lähen kuskile mingisugusele uuele astmele karjääriredelil, midagi nagu uut. Sellest, kus te tunnete, et ma olen selleks küps. Ma olen valmis seda alustama, ma olen valmis seda välja lööma, välja tegema, et võt ei ole selleks õige aeg. Siin tuleb veel oodata, et siin tuleb veel natuke kannatada midagi. Milleks see nädal üldse on hea? See nädal on hea tegelikult mingisugustes olemasolevates protsessides liikuda edasi. Olemasolevad protsessid, võib-olla on midagi sellist olnud, mis on teid nagu, ma ei tea, kas ei ole pikka aega nagu liikuma läinud, ei ole pikka aega võib-olla kuidagi nagu
käima saanud, võib-olla olete nagu kahtlenud, võib-olla olete kõhklenud, võib-olla olete valinud, on olnud mingisugust otsustamatust, et kuskil on olnud nagu mingisugune paigalseis. Ei ole tulnud veel mingisugust sellist aktiivset sammu, kas siis olemasolevas tegevuses on see jäänud kuidagi nagu mingisugusesse otsustamise või valiku etappi. Ja vot nüüd see nädal on nüüd see nädal, kui tuleks minna sealt edasi. Tuleks astuda esimesed sammud, tuleks hakata liikuma, tuleks tegeleda sellega, tuleks minna sellesse, olgu see töö, olgu see vestlus, olgu see mingi kontakt, olgu see mingi projekt, olgu see suhe, suhtes mingi sfäär, ükskõik mida, kus see teil on, et see on, aga ta on nagu teie elus sees olnud, see ei ole see uus, mida te nüüd nagu tahaksite välja paisata, tulistada ja nii edasi. See on midagi selline, millest te olete juba nagu kõhklenud ja kahtlenud. Et midagi sellist, et see ei ole nagu kohe praegu sel nädalal sündiv mingisugune uus teema. Kindlasti mitte. Et siin nüüd tuleks hakata liikuma, siin tuleks edasi minna, siin tuleks sõna otseses mõttes, kuidas ma ütlen teile piltlikult, tuleks minna edasi järgmistele kallastele. Ehk siis, kui te praegu olite ühel kaldal ja ei suutnud teha kas suunavalikut, ei suutnud otsust langetada, ei suutnud valida, mingisugune selline seisak oli. Vot sealt tuleb nüüd välja liikuda, sealt tuleks nüüd edasi minna. See õnnestub teil väga hästi. Võib-olla te olete ka ennem teinud mingisuguseid selliseid katseid, aga ei ole õnnestunud. Vot nüüd õnnestub. Et kus te tunnete, et vot nüüd ma peaksin astuma selle sammu, ükskõik kas või väikese kukesammu, ükskõik millise väikese tegevuse, väikese liigutuse selles suunas, et sealt edasi minna. Et sellest seisakust, otsustamatusest, peatusest, valikust edasi liikuda. See on väga hea nädal selleks, ideaalne nädal selleks. Te lähete ja kuhu te siis nagu välja jõuate? Te jõuate mingite juba heade tulemusteni. Juba jõuate heade tulemusteni. Et ühesõnaga liikuge, tehke, osalege, minge just selles edasi. Just selles, aga mitte uuenduse energia. Et ja küll, las see jääb sinna. Las ta jääb sinna kaldale, sinna valikusse, las ta jääb sinna otsustamatusesse, las ta jääb sinna kõhklustesse, kahtlustesse või sellesse seisundisse, kus ma kuidagi ei saa seda esimest sammu teha. Et ärge minge nagu täiesti uude. Ärge minge sellesse, kus te tunnete ennast nagu, et vot nüüd on mul see geniaalne idee ja ma jätan selle kõik sinna, selle teise osa, mis oli nagu positiivne teile, kus toimub edasi liikumine, et jätangi sinna ootesse, jätangi sinna valikusse, otsustamatusesse ja lähen kohe kuskile uude, sest ma olen selleks valmis, see on geniaalne aeg selleks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ei lähe. Teine asi on see, mis negatiivne energia veel räägib, et ei ole kuidagi nagu väga selline teisi kaasa kiskuv endaga see nädal. Et kui teil on mingisugune idee, kui teil on mingisugune plaan, kui teil on mingisugune grandioosne selline algatus, siis teised ei tule sellega kaasa. Teil ei õnnestu tõmmata ennast endaga kaasa. Ja üldse negatiivne energia ütleb ka, et see nädal ei ole vaja olla selline kõike tead ja mina tean, mina oskan, mina saan, ainult mina, et natukene selline nagu ego positsioonilt. Et kui te ei taha, siis mina teen. Kui te ei taha, siis mina otsustan. Et selline nagu natukene ego positsioon, natukene nagu selline isekas positsioon, natukene nagu selline
peale tükkiv positsioon ja seoses just nagu mingisuguse alustamisega, et see on nagu negatiivne. Et mingisugust sellist võiduenergiat kui sellist teil ei ole see nädal. Et need läbilöögid ei ole nagu võidumeelsed. Ja kui te nüüd üldse ootate kuskil, pigem on siin ikkagi nagu uue ja uuendusliku energiaga tegu. Aga kui te nüüd kuskil ootate, et te olete kuskil number 1 esikohal, siis seda ka see nädal ei ole. Kindlasti mitte. Et tegelege parem positiivsete energiatega, millest ma teile rääkisin. See on olemasolevas edasi liikumine. Teine asi on see, et te saate sellest väga head materiaalsed tulemused. Materiaalsed tulemused siis tegevuste näol, ehk siis valmis produktsioon. Finantsilised tulemused väga head saate. Tervise osas, kui see puudutab väga head tulemused, et kõik see, et arendada just seda seisvat edasi minna selles ja tulemused on väga, väga rõõmustavad teile. Te saate nagu mingisuguse päris maksimaalse nagu tulemuse ja päris maksimaalse positiivse energia laengu sellest. Et väga selline hea. Üleüldiselt on väga hea nädal on tegelikult materiaalseteks tehinguteks. Ostud, müügid, kui te ootate mingisuguseid väljamakseid, finantse, väga head tulevad, saate rõõmu tunda. Teie reputatsioon väga kõrgel tasemel, aga ilma egota. Et see on selline nagu maine reputatsioon, selline maa peal olemise reputatsioon, aga mitte selline ego, mina, et vot see ei lähe, et kui kellelgi teist esineb midagi sellist. See ei pea esinema terve nädala jooksul, see võib esineda kuskil ühes protsessis, ühes tegevuses, ühes sündmuses, ühes vestluses, ükskõik kus. Et siin on selline, kui te olete selline nagu ütleme 2 jalaga maa peal. Kui te olete selline majandusliku mõtlemisega ja selline ütleme 2 jalaga maa peal, et reputatsiooni kasv on teil väga hea, väga tugev. Et enesehinnang on hea, aga enesehinnang siis kuni selle piirini, et asi ei läheks egoks juba. Et jah, materiaalsed liikumised väga head ja just tegelege sellega, millega ma rääkisin, et minge välja sellest, liikuge edasi ja teid ootavad head tulemused. Te saate kas siis midagi valmis või lõpeb midagi nagu teie jaoks või tulevad mingisugused väljamaksed või saate midagi selle eest nagu ära müüdud või ostetud või kui ei ole julgenud teha mingisuguseid esimesi samme selles suhtes, olete 2 vahel valinud ja nii edasi. See kõik hakkab teile tooma rõõmu, maksimaalset rõõmu, jääte maksimaalselt rahule. Et selle energiaga tasuks tegeleda. Ma soovin teile ilusat nädalat. Jäär. Jäärad, teie energiat. Teil on ka selline huvitav energeetika see nädal, täpselt nii nagu oli ka veevalajatel, et on täpselt selline situatsioon, et kui te tunnete, et teil on kuskil mingisugune tupik, kui te tunnete, et teil on kuskil mingisugune seisak, aga millest teil võib see tulnud olla? Sest teil on väga, väga suures koguses mingisuguseid mõtteid peas. See on selline nagu mõtete torm on peas. Ja millega see mõtete torm on seotud? Kas ma julgen? Kas ma saan? Kas ma tahan? Kas on õige? Mida teised arvavad? Äkki seal on mingisugused veealused kivid? Mul on hirmud. Ma ei tea, mida valida. Ma sulgen pigem ennast, kui osalen kuskil. Ma sulgen pigem ennast, aga ma ei lähe, ma ei tee.
ma ei otsusta ja nii edasi, selline enese blokeerimine, et minu sisehääl ütleb, minu sisemine hirm on, mingisugused sellised sisemised tunnetused ja sellega seoses jookseb peas mingi mõtete torm. Jooksevad need mõtted ja jooksevad ja jooksevad ja sellepärast, et need mõtted jooksevad, sellepärast, et on hirmud, sellepärast, et on kartused, sellepärast, et on suutmatus otsust teha, valida ja nii edasi. Äkki. Vot selline blokeerimine, enese blokeerimine on väga negatiivne. Vastupidiselt sellele peaksite te hoopis võtma asja väga ratsionaalselt, niimoodi. Ma ei tekita enda peas enam seda mõtete tormi, ma võtan asja nii. Ma kaalun kõik läbi, plussid ja miinused. Niipidi kirjutan välja selles olemasolevas küsimuses, mis teil on, kirjutan välja kõik miinused ja kirjutan välja kõik plussid. Ma vaatan, mis on kasulik ja mis ei ole kasulik. Ma vaatan, mis on rentaabel, mis mitte. Ja elimineerin selle, mis ei ole kasulik. Selle, mis ei ole nagu rentaabel. Ja vot see, mis on pärast teil sinna sõelale jääb, selles hakkan tegutsema. Selles hakkan edasi minema. Et selline nagu kasulikkuse väljakaalumine, väljasõelumine, vot see on selline hästi huvitav ja hea teema. Et sellest teil läheb nagu hästi. Ja üleüldse vot ongi selline nagu kahtluse alla seadmine. Et kui te ennem nagu lihtsalt toimus see mingisugune mõtete torm või kui toimub see mõtete torm, siis te võtategi lihtsalt selle paberi ja pliiatsi, ühele poole miinused, teisele poole plussid. Ja vot sellega seoses te nagu puksite välja, eemaldate ära selle, mis on mitte vajalik. Ja te saavutate sel nädalal selles õige tulemuse. Te suudate kuidagi välja nagu selekteerida selle mittevajaliku. Ja sellega seoses kaob ära see blokaad või te eemaldate selle blokaadi ja saate minna uutesse algustesse. Et üldse siin on ongi selline et mingi tavaline selline hästi tugev mõtisklemine ja mõtlemine ja selline nagu suletus, et see on hästi negatiivne. Lihtsalt võtan, vaatan, kaalun, mõtlen, sean kahtluse alla, kas mul ikkagi see variant oli hea, arutan läbi, vaatan läbi, mõtlen läbi, et ongi, siin on nagu kaks energiat ja mõlemad on kahtluse energiat, nii positiivne kui negatiivne. Aga negatiivne kahtluse energia räägib just sellest, millest ma rääkisin, blokeerimisest, hirmudest, teadmatusest, äkki ei lähe, äkki. Vot see on negatiivne. Positiivne on see, ma kaalun läbi, leian need õiged kasulikumad variandid, eemaldan selle, mis on mittevajalik, mis ei jää pinnale ja liigun edasi. Sest selle nädalal on vaja tegeleda nende asjadega, kus teil on see toppama ja kinni jäämine. Täpselt on vaja tegeleda. Et see otsused teil tulevad, need valikud teil tulevad, need teed teil avanevad edasi liikumiseks super, mega, hüper hästi. Just läbi sellise kasulikkuse ja rentaabluse kalkulatsiooni aga mitte läbi ajutormi ja mõtete üleskeeramise lihtsalt. Et istute nagu niimoodi, et mul on silmad kinni, ma ei taha vaadata, ma ei taha kalkuleerida, ma ei taha mõelda, ma lihtsalt tormitan oma peas neid mõtteid läbi. Et minge, astuge, liikuge edasi, te saate oma asjad käima. Ja sellega lähevad teil mingisugused uued protsessid väga hästi käima.
et selline huvitav nädal teil. Soovin teile ilusat nädalat. Sõnnitähtkujus sündinutele. Vaatame, mida räägivad sõnnidele kaardid. Sõnnidel on väga huvitavad kaardid. Hästi selline, väga nagu selline uuenduslik, väga nagu selline uue energia, väga selline värske, väga selline nagu innovatiivne, väga selline nagu uudishimulik, väga selline nagu nagu värske nagu selline mingisugune idu, mis oma võrsed välja ajab, et selline värskus on see nädal hästi tulemas. Hästi positiivne on absoluutselt igasugused uued algused, absoluutselt igasugused uuendused, võtke neid siiski, tehke, nädal selleks on ideaalne. Mida ei tohiks see nädal mitte mingil juhul teha, te ei tohiks olla sellel nädalal mitte mingil juhul kuskil pettumuses. Kuskil, kui teil tuleb see nädal mingisugust tunnetust, pettumuse tunnetust, mingit haiget saamise tunnetust, mingit sellist lüüa saamise tunnetust, ärge laske seda endale ligi. Mitte mingil juhul, ärge osalege selles, ärge olge selles, et ei ole vaja. Et siin on nagu mingisugune pettumus on seotud teil kuidagi nagu, vaat kui te lähete sellesse pettumusse, siis või kui te juba olete mingisuguses pettumuses, siis ta hakkab teid väga tugevalt aheldama ja ahistama. Ta see pettumus tahab võtta nagu mingisugust võimu teie üle. Ta tahab teid võtta enda kontrolli alla, aheldada, aga te ei tohi seda lasta teha. Mitte mingil juhul, ärge laske seda teha. Üleüldse on selline energia ka väga hea, kui te vabanete nendest protsessidest ja asjadest, mis teile valmistavad pettumust, mis teile valmistavad südamevalu. Et nad ka nagu hoiavad teid kinni, ei lase teid lahti ja te olete selles pettumuses sees, te olete selles südamevalus sees, te eksisteerite sellest, te tegutsete sellest, ei lase lahti. Vot sellest on vaja lahti lasta. Kui mulle ei meeldi, siis ma ei tee seda. Kui mulle ei meeldi, siis ma ei osale selles. Et see kõik see pettumus ja kõik see tuleks nagu see nädal elimineerida enda elust. Minge hoopis minge uuendusse. Soovitatav on teil. Tegelikult on see selline huvitav nädal selles suhtes ka, et kui te nüüd tunnete mingisugust pettumust või kartust, et millegisse minna, kuhugi minna, kuskil osaleda, mis on teie jaoks võõrast, teadmata, uus ja kartus, et äkki mul jääb teadmisi, oskusi, kuskilt midagi jääb vajaka, puudu, äkki ei saa hakkama, ma parem olen selline pettunud ja nii edasi. Ei, minge, tehke, osalege. Te lööte väga hästi läbi. See nädal ei taha teie käest mingisugust kõrgemat sellist, ma ei tea, majanduslikke teadmisi või mingisugust, et te oleksite kuskil mingisugune, ma ei tea, profi fitness tegelane või midagi sellist, mingit professionaalsust ei ole vaja see nädal. Piisab sellest, kui te olete nagu see algaja iduvõrse, kes alles hakkab teada saama tahta ja huvituma alles. Et juba sellest piisab, et asjad hästi käima saada. Soovitatav on tegelikult teil tegeleda ka üldiselt mentaalsega selles mõttes, et igasuguse informatsiooniga, igasugune informatsiooni otsimine, uurimine, väljakaevamine, lagedale toomine, kas siis internetist või raamatutest või kuskilt
mingisugustest jutuajamistest või kuskilt nagu mingisuguse informatsiooni teabe väljakaebamine, välja urgitsemine, teada saamine, täiendamine, see oleks teile ääretult vajalik, see on teile ääretult kasulik. Et see, kus te olete selline, ei piirdugi just mingisuguste algteadmistega, vaid olete uudishimulik, otsite infot juurde, teavet juurde, kaevate hästi palju. Et see on hästi hea. Mingisugused teravused, väljaütlemised teravad, mis on teid nagu hingepõhjas, teile, no ongi nagu need haavad südamesse löönud ja on teile nii haiget teinud, et nüüd oleks aeg võtta ja võt sealt hinge sügavusest välja öelda need asjad, mida öelda vaja oleks. On vaja tõmmata need mõõgad välja oma südamest, kogu tõde päevavalgele tuua ja ette kanda. Võt see on ka väga hea. Ja loomulikult igasugused aktiivsed algused, absoluutselt igasugused, kõik lähevad teil väga hästi ja on väga ressurssed. Et siin on nagu tulemuste peale minek. Et siin ei ole selle nädala energia ei ole selline, et alustan, põlen läbi ja lõpetan. Et ei ole, siin on nagu potentsiaaliga ja perspektiiviga kõik see asi. Nendes asjades, millest te tunnete ka, et teil nagu enam ei ole mõtet osaleda, ei taha osaleda, et ressurss on täis saanud, et see on mind ammendunud, see juba valmistab mulle pigem pettumust kui mingisugust kas siis emotsionaalset kasu või materiaalset kasu või finantsilist kasu, siis sellega oleks ka hea. Et aitab küll, järelikult see ei toida mind enam, ei anna mulle midagi enam ja ma lõpetan selle. Ja lähen samamoodi uude või uuendustesse. Mingisuguseid nagu uuendusi toon sisse või midagi sellist, et see on ka teile väga hea. Soovin teile ilusat nädalat. Kaljukits. Teie kaardid. Räägin teile kohe sellisest energiast, mis on teie jaoks negatiivne, mis ei anna teile mitte midagi, mis ei vii teid mitte kuhugi. Ei ole hea see nädal midagi jätta, millestki ära minna, kedagi jätta, kellegi juurest ära minna. Niimoodi vaikselt põgeneda, vaikselt eemalduda, vaikselt niimoodi jätta, et see ei ole hea. Ärge jätke midagi, ärge põgenege, ärge ignoreerige, ärge hiilige minema. See oleks teie jaoks selline mitte midagi toov energia. Siin on selline aspekt, paistab mulle silma, et teil on ju tegelikult iseenesest naudingute nädal. Aga see, kus te nagu ära minna tahate või midagi jätta tahate või minema hiilida või kuidagi nagu mingisuguseid kõrvalteid pidi eemalduda või midagi sellist, seal tegelikult on teil tugev positsioon, et väga nagu vale oleks mingisugune, ükskõik mingisugunegi eemaldumine. Et see võib olla, see ei pea olema, see võib olla suhtlus kellegiga, see võib olla ka mingisugune tegevus, see võib olla töö, see võib olla kontakt, see võib kõik olla. Kõik sfäärid on siin.
kõik energiat või kõik tähendused on siin nagu selles mõttes olemas, et suhe ja nii edasi. Võib-olla on see mingisugune kõige lihtsamgi igapäevane argipäevane tegevus võib see ka olla. Et te tegelikult olete juba mingisugusel tugeval positsioonil. Te olete juba nagu midagi väga tugevalt saavutanud ja nüüd siis järsku tahaks nagu ära minna, tahaks jätta. Siin ei tohi, kui te kuskilt üldse see nädal nagu niimoodi jalga lasete, siis te nagu jätate ennast ilma mingisugusest väga sellisest meeldivast emotsioonist. Sest tegelikult see nädal on teie jaoks see, mis annab teile naudingut. See on see nädal, kus te tegelikult see, milles te olete osalenud juba pikka aega, selles te hakkate saama mingisuguseid nauditavaid tulemusi. See on nädal, kui te tunnete rahulolu. Te tunnete nagu tasakaalu, te tunnete rahuldust, te tunnete rõõmu, te tunnete niimoodi, et teate, mul on kõik hea. Mul on tõesti hea olla, mul on mugav olla, mul on mõnus olla, ma olen rahul. Ma ei anna oma positsiooni kellegile ära, ma ei anna oma seisukohti, ma ei loobu nendest ja kõik selline nagu, mis on juba nagu jätkuva protsessiga. Kui te nüüd sellest ära lähete, siis te jääte naudingust ilma. Kui te sellesse jääte, siis nagu saate mingisuguse väga meeldiva tunnetuse. See on selline tunnetus nagu täislaud. Võt ma istun täis laua taga, mul on suur valik, mul on kõht täis, mul on hea olla, ma isegi ei viitsi ennast enam liigutada. Mul on siuke mõnus olla. See ei ole selline ülesöönud tunnetus, ei. See on siuke mõnus tunnetus. Mul on hea, mul on soe. Võt kuskil mingis sfääris valdab teid see tunnetus see nädal. See on hästi hea tunnetus. See on mitte ainult emotsionaalne rahulolu. Mitte ainult emotsionaalne nauding, vaid see on ka materiaalne rahulolu, materiaalne nauding. Et see on teil väga olemas. Et see võib isegi olla see, et kus te tunnete, et ma tahaks seda ära lõpetada, ma tahaks siit ära minna, siit ma ei saa enam midagi, mulle ei meeldi, mul ei ole nagu soovi enam selles vestluses, tegevuses või kuskil osaleda. Aga ei tohi ära minna. Positsioon on teil tugev ja rõõm on teid ootamas. Kaardid soovitavad teil olla natukene, võt see osa, kus te tunnete, kus teil on nagu selline, midagi on nagu liiga raamides, midagi on nagu liiga piirides, midagi on nagu liiga nagu stabiilne või liiga selline piiritletud. Et natukene tuleks minna riski peale välja. Üldiselt natukene selliseid riskantsemaid ettevõtmisi võib teha. Et kus te nagu tundsite, et ei julge mingisuguse riski peale minna, ma ei tea, uue koogiretsepti peale või ükskõik mille peale, et kus te tundsite, et ma tahaks jääda ikkagi nagu stabiilseks oma vanale kindlaks ja nii edasi, siis kaardid soovitavad, et peaks natuke nagu proovima, peaks natuke oleks mingisugust spontaansust, natuke riski, natukene avanturismi, natukene sellist äkilisust, natukene sellist teadmatust, see tuleks teile kuidagi see nädal hästi palju kasuks. Et see, kus on nagu selline raamid, piirid, stabiilne, muutumatu, et seal on vaja nagu tuua seda sisse.
seal oleks vaja seda tuua ja see risk õigustab ennast. Et saatus ütleb teile kohe, et te olete sellel nädalal selle väikese mingisuguse riskantsusega, väikese avanturismiga, väikese sellise spontaansusega olete nagu saatuse soosik see nädal. Et kui te tunnete, et ma proovin, siis proovigegi. Et saatus soosib teid, Fortuna soosib teid see nädal. Et olge selline, aga lihtsalt ärge põgenege kuskile, ärge eemalduge, ärge hiilige kõrvale, ärge otsige mingisuguseid alternatiivseid siukeseid keerdkäike pidi väljapääse kuskilt või midagi. Ei, minge riskidele, minge otse ja te olete maksimaalselt positiivsete tulemuste juures. Väga selline nauditav nädal on teie jaoks, kui te nagu osalete selles kõiges. Soovin teile ilusat nädalat.